14. november 2025 või liik 10, minu kõrval on Uku Jürjendali massöör Anori. Anori, kas Uku on Eestis see mees, kes käib kõige rohkem massaažis? Ma arvan kohe kindlasti. Peame seda natuke pikemaks selgitama. Uku käib põhimõtteliselt massaažis taastumise eesmärgil peaaegu et iga päev. Ma tahaks teada, kas Eestis on mõni mees selline veel, kuidas sina vastu pead? Ütleme, on raske, aga kõik on teostatav ja Ukuga on väga-väga hea koos töötada, lihtne, et arutame iga päev asju läbi, kuidas saaks paremaks ja tänu sellele ma loodan, et kõik inimesed näevad, mis toimub ringis. Et käed, ma olen väga rahul, kuidas boksitreener on asjaga võtnud Uku enda nagu käpa alla ja ühesõnaga ma arvan, siin tuleb võimas knockout. Kui võtta nüüd boksi võitlussport üleüldisemalt ja siis see taastus ja massaažid ja nii edasi, no spordivaldkonnas me teame, et nagu väga heade sportlaste juures käibki see, et reisidel on ka massöörid kaasas. Eestis seda traditsiooni niivõrd palju veel ei ole, aga kas oleks vaja? No muidugi rahapuudus on meil ja kõik see muu sinna juurde. Aga Ukul õnneks ma olen olemas selles suhtes, et teiste inimestega ma väga nüüd kursis ei ole, aga ütleks, et igal tiimil oleks vaja kedagi, kes oleks laagrites kaasas ja näeks vaeva sportlastega ja see laager ongi täpselt siuke koht, kus inimene areneb edasi ja ma arvan, et Uku näol ma olen käinud temaga juba välismaal koos laagrites ja ma arvan, ettevalmistus, mis oli meil viimane Klooriks ka samamoodi, me olime treeneriga koos, olime pikalt laagris ära ja ma ütlen, et siin on palju uus aasta on Uku aasta, et selles ma olen 100% kindel. Ja lõpetuseks, no milline mees on Uku Jürjendal, sest no sina oled tal ikka väga lähedal. Ma ütlen, et Uku on väga aus ja otsekohene inimene. Nägid, aus ja otsekohene, lisaks sellele, et teda ikkagi peetakse Eesti üheks suurimaks kangelaseks. Võitlusspordi maailmas võib-olla isegi kõige suuremaks.